Teeme ära talgupäev ikka maikuu esimesel laupäeval. Kui me oleme kriisideks valmis, oma mured, haavatuvused ja ka lahenduskäigud läbi mõelnud, siis tegelikult on ju asi lihtne. Kui ükskõik milline kriis meid tabab, siis tegelikult selle kriisi mõjud ei ole nii suured. Ja see on ka tegelikult see, mis viib meid ka kerksuskeskuste juurde. Virtsu kandi mehed tegid juba algust ja siin on täna öösel valminud raamatu jagamiskapp, mis läheb tõenäoliselt üles suure maantee äärde enne Virtsu sadamat paremat kätt. Ja mõtleks korra nendest kriisidest üle natukene, et mis saab siis 25 aasta pärast, et vaataks, mis täna on head, mida me tahaks siit kaasa võtta, et näiteks Teeme ära talgupäev oleks olemas ka 25 aasta pärast. Tere tulemast kõigile, Teeme ära talgupäev ja talgukevad on alanud. Õhus on kevadet, seda tunneb mu nina. Õhus on ärevust, ilmselt tunned ka sina. See ongi selline avatud lugemiselamuste jagamisega. Ma justkui teadsin seda, mul on 7 raamatut kaasa võetud. Väga hea. Need on õige paksud raamatud, nagu ta näeb, aga nad on väärt lugemist, sest see on raamatud, mis räägivad meie riigivanematest. Loodusmaja, 3. mai 2025. Ise ka ei usu, et talgupäev jälle käes. Tuleb mitu helistamise ringi. Igaüks helistab nii palju, kui ta jõuab. Siin ei ole sport, vaid siin on osavõttis. Rahvast on koristamas, katame talgulauda, kus kõik saavad sööma tulla. Siis on meil raamatuvahetused, igaüks leiab endale sobiva raamatu. Raamatu aasta puhul tuleb ka meile Anneki Madismäe raamatut lugema ja annab nippe siis, kuidas huvitavamad lasta näiteks raamatuid ette lugeda. Täna on mitmed tööd plaanis, et esimene töö, mida siin näha on Lilleniidu uuendamine.
korjame lehed ja oksad pealt ära, et saavad ilusti õidja puhkeda. Siis on lillepeerande korrastamine, uute lillede istutamine ja siis on hobuste koplites maha langenud puude tükeldamine ja kokkukorjamine ja okste. Need on need põhilised talgutööd. Bussijaamad värvime ja siis on veel külakeskuse ümbruse korrastamine. Pärast töid lähme postitame talgulisi, talgusuppi ja kringlit ja Unistamispesa reisilaeva Arabella esimese pardal esimene töötuba on tehtud, teine töötuba algab. Kell 12 oli meil rohkem selline jõelaevandusteemaline kohtumine, et kuidagi kujunes, et inimesed, kes tulid sellest unistamispessa, olid kuidagi lähemalt või kaugemalt jõelaevandusega seotud ja kõige noorem osaleja oli meil 5-aastane väike Arabellakene, siis selle jõelaeva kapteni tütar ja kõige vanem osaleja oli hetkel merekooli lektor Lembit Põld, 80-aastane. Kogusime nii individuaalseid unistusi seoses Emajõega kui ka siis on loodud ühine unistus aastaks 2050. Kevadpäike on väljas ja Eestimaa on taas parem paik. Kõik on alles. Talgujuhid kinnitasid, et kõik on alles see rõõm ja jõud ja koos tegemise tahe. Et suur tänu kõigile, suur aitäh. 37 000 inimest ja veelgi rohkem tulid täna välja. Imeline. Kohtume järgmisel aastal.